aga mis sellel rotipojal natukene teistmoodi on? Kõrvad on natukene laiali liiga, eks ole? Kõrvad on natuke liiga suured ja natuke liiga laiali. Et see näitab seda, et tema on tegelikult üks lemmiklooma tõug ja sellele tõule on pandud nimeks Dumbo. Üks multifilmi Elevantist Dumbo oli sellise nimega. Näete, nüüd ta ennast määris ära siin mu käes ja nüüd hoolega peseb ennast. Nii, kas te tahate talle vaida teha? Väga tubli. Kordamööda kündad võtta käest ära, eks muidu sa ei tunne. Tema karva pehmust. Ja ta on kuskil 6 aega vana umbes, ma arvan. Ta on kuskil detsembri lõpus sündinud. Päris täpselt ma ei tea, millal ta sündinud on. Ja kui suureks rotid kasvavad? Jah, just. See on kuskil nii 20 centimeetrit võib-olla isegi peale ilma sabata, eks ole. Näksib, eks ole. Sest rotid niimoodi näksivad, nad näksivad üksteist, nad näksivad siis ka inimest ja sellega ta natuke annab ka märku, et ta tahab juba süüa ja koju ja ära ja no nii, on nüüd saanud kõik katsuda. Tubli on, väga tubli. Väga tubli. Nii võib-olla pärast võtame ta korraks veel välja, et kas ta olla praegu oma turvapaigast. Aga kui me nüüd lähme teadusliku maailma peale, siis tegelikult rotid, päris rotid, meil on siis kahte liiki neid, ühed on siis rändrotid, keda heal juhul võib siis siit näha ja nendest on siis aretatud ka laborirotid. Aga liigi poolest on nad ühed ja samad. Ja noh, selles puuris siin on siis kodurotid, aga nagu juba Helen enne ütles, siis need kodurotid on niivõrd varjulise eluviisiga, et nad ei taha ennast üldse näidata. Ja väljas nad siin käivad, võtavad ainult toidu ja siis kohe kaovad jälle kuskile peidulisse kohta. Kui me võtame meie need ränd- ja koduroti, siis tegelikult nad on enam-vähem segatoidulised. Nad söövad nii seemneid kui ka liha, kui saavad. Aga nüüd, kui eelistatud toidu hakata vaatama, siis iirlased on seemnetoidulised. Ja seemnetel on sellised kõvad kestad, eks, ja see on vaja kuidagi katja hammustada. Aga hamsterlased, nemad on põhiliselt hoopiski rohusööjad või võiks öelda, et lehtede ja rohusööjad. Ja sellist pehmemat materjali, kuidas seda oleks hea tükeldada? Kui teil oleks vaja näiteks lõigata, võtame sibula pealseid lõigata toidu peale, mida te kasutate? Te võite kasutada nuga, eks, aga veel lihtsam, kavalam poolsest võtame niimoodi šnitti, võtame käärid ja lõikame naks, kääridega juppideks. Ja nüüd, kui me vaatame hamsterlaste hammaste ehitust, siis nendel on niimoodi, et see purjehammaste pind on täiesti sile. Ei ole üldse neid köpra ega midagi, vaid nendel on hoopiski sellised sakilised hambad külgede peal. Ja see oligi üks põhjustest, miks sai nagu rottide teema võetud aastalooma teemaks, et natukene rohkem avada seda, et kus saada rohkem teada, tuleb andmeid, kus kohas veel toidurotte meil on, sest rändrotid pidevalt kogu siin põhjapoolses ja Kesk-Euroopas tõrjuvad kodurotti välja, nii et kodurott võib varsti osutuda meil ohustatud liikide nimekirja sattuda.
ägedad siiski ei ole, et nad lendavale linnule järele hüppaksid, eks ole. Aga linnupoegi ja mune ja pesasid käivad nad küll rüüstamas. Ja selles mõttes sellel loomal nüüd siin Euraasias nii väikest lindu kuskilt võtta ei ole seda süüa. Ja meie õppeklassis on tema toiduks siis ka põhiliselt hiired. Aga ta võib süüa päris suuri hiiri. Ma räägin natukene ühest huvitavast loodusnähtusest nagu rotikuningas. Ja kuidas selline pundar võib siis tekkida? Esimene eeldus on muidugi see, et need sabad peavad olema piisavalt pikad. Näiteks kõik teadaolevad rotikuningad, mis siiamaani on registreeritud, need on kõik kodurottidel esinenud nähtused. Antud juhul see viimane rotikuningas on siis, kuninga pilt on siis siin, et rotikuningas on jah siis selline nähtus, kus rotid on sabapidi sõlmes ja nad seal ise lahti ei saa ja isegi siis, kui tahta neid lahti siduda. Nüüd praegu elusast peast, kui proovida, see on niikuinii probleemne, aga isegi siis, kui rotid on surnud, ka siis selle rottide sabade lahti harjutamine on praktiliselt võimalik.